Miks on nii, et enamik sisserändajaid on pärit üksikutest riikidest, samas kui väga paljudest riikidest on tulnud vaid üksikud? Näiteks, et valdav enamus uussisserändajatest Eestisse on pärit just Ukrainast, samas kui väga suure väljarändega riikidest nagu Filipiinid, Iraak või Tadžikistan on Eestisse tulnud vaid käputäis. Või teise nurga alt, miks läheb suur hulk eestlasi just Soome tööle, kui lähikonnas on mitmeid teisigi riike, kus lihttööga head raha saab teha? Vastuseid pakub rändevõrgustiku teooria. Rändamist lihtsustab oluliselt see, kui sul on juba keegi koha peal, kes vahendab infot eluolu ja rändevõimaluste kohta, pakub sulle algul öömaja, aitab leida töö, lihtsustab asjaajamist, mõnikord aitab isegi katta kohale jõudmisega seonduvaid majanduslikke kulusid. Seda võrgustikku ei moodusta tingimata alati inimesed, kes on omavahel sõbrad ja sugulased, vaid ka professionaalsed vahendajad, rändeagendid, töövahendusfirmad, kolimisteenuse pakkujad. Kriitilise massi kogunedes tekivad ka teenusepakkujad koha peal. Väikepoodnikud, kes vahendavad koduseid ja harjumuspäraseid toidukaupu ja tarbeesemeid, restoranipidajad, juuksurid või arstid, kellega harjumuspäraselt asju saab ajada. Ja see muudab omakorda sihtkoha rändajatele atraktiivsemaks. Samas ei kesta selline kogukondade kasv igavesti. Rändevõrgustikel on ka oma küllastumispunkt, millest alates nad hoopis kahanema võivad hakata. Miks nii? Ühest küljest võib rände tõmbe- ja tõuketegurite jõud aja jooksul muutuda. Näiteks ei ole Eesti ja Soome elatustase enam nii erinev kui 10 või 20 aastat tagasi. Ja seetõttu on ränne Soome vähenenud ning Eestisse tagasipöördumine kasvanud. Ent võrgustiku teooria ütleb, et oma rolli mängib siin ka võrgustik ise. Ajapikku võivad väliskogukonnad muutuda uute tulijate suhtes tõrjuvaks. Eriti siis, kui nad on sattunud vastuvõtvas ühiskonnas kriitika alla. Tekib vastasseis uute tulijate ja vanade olijate vahel, kes elu juba rohkem kohalikega sarnase prisma läbi näevad. Mis te siia tulete? Käituda ei oska, satute pahandustesse, jääte politseile vahele. Tulete siia meie mainet alla viima. Ajapikku hakkavad ka rändevõrgustikud ise lahti sulama. Kaovad professionaalsed vahendajad, inimesed ise sulanduvad rohkem vastuvõtva ühiskonna ellu. Ja nii see toetav võrgustik kaobki.